Aitäh. Kuna Jürgen Ligi siin kasutas praegu siin väljendit, et Kalle Grünthal ajab midagi sealt suust välja, tähendab, ma pole midagi siit suust välja ajanud, aga see on tema arusaam asjast, siis ma pean meenutama Jürgenile ka seda, et Kuma raadios sa ütlesid, et Grünthal peksab segast. Ma isegi olen sellega nõus, Jürgen. Las ma peksan segast, aga mida sina peksad seal kraanikausi juures? Aitäh. Lasteaed. Kurb ongi see, et lapsed vaatavad seda ja ei saa aru, miks täiskasvanud Riigikogus võivad nii käituda, aga nemad koolis või lasteaias saaks pahandada, kui nii käituvad. Mul oleks küll mõnele lapsele seda päris raske selgitada, peale ära pane tähele, mõned täiskasvanud on rumalad argumendi. Vähemalt ta ise on rahul, Moonikaga vist mühaklike meestega ära harjunud smiley face. Nagu põhikool, Pätist Popp, tüüprõvetsed ja mimmihakatised voltsultavad ritsmeid ning naeravad kaasa, et Pätile meeldida. Vot sulle traditsioonilist kristlikku mõisaprouat, kes riiki teenib. Frau Kaabu sümpatiseerib mulle vähem kui Kaabut ja Grünthal kokku. Su rühmas peksid ka poisid kraanikausi juures. Need on täiskasvanud mehed. Mida vittu? Ja sellistele maksame me palka ja mitte väikest. Vahet pole, kas armastate või vihkate EKRE-t, peame me siiski nõustuma, et Riigikogus pole kunagi sellist kino varem saanud. Ma isegi vaatan huviga mõnikord. Ja miks peaks seal kino saama? Ega otseselt ei peakski saama, praegu on pigem selline vaata ja imesta situatsioon. Kino tehakse seal EKRE-st väljaspool ka pidevalt. Saar paugutab bürotehnikaga, Milling lällab täis peaga, aetakse puldis mingit seosetut soga, kas niisama omast vaimukusest või, et venitada ja nii edasi. Üldiselt, kuna tegu on niikuinii erakondade esindamisega, mitte saadiku enda vaadete esindamisega, siis piisaks ka 11 kohalisest Riigikogust ja see stand-up komedi jääks olemata, loodetavasti. Kui ei meeldi, ära vaata. Mis see sinu asi on, mida inimene omas kodus peksab või sügab? Seda enam, et ta ei näidanud seda tahtlikult. Austage inimese privaatsust ja unustage see juhtum ära. Rääkige siis, kui Ligi tuleb veebikaamera ligi ja teeb meelega helikopterit Brüntofmani sõnavõtu peale. Perverdid karisee terve EKRE. Ise kogu aeg räägivad priiusest, puhtusest ja jumala armastusest ja siis tuleb välja, et nad muust ei mõtlegi kui suguelunditest. Mis sa nendest hogunikujatest ja naiste peksjatest ikka ootad? Kui ei meeldi, ära kuula. Mis see sinu asi on, mida inimene oma laua taga ütleb? Riigikogu istungid on avalikud ja Riigikogu liikmed eeskujuks rahvale. Mitte, et see onu Heino Ligi mulle meeldiks, aga ma juba põhimõtte pärast ei toeta sellist käitumist, kuna tal puudus kontroll selle video lekitamise ja levitamise üle. Häbi ka sulle. Mõtle, kui su emast sellised videod lekiks, siis ka naeraks ja näitaks näpuga. Kas see Ligi video polnud samasugune video nagu Tarmo, küsimus hüüumärk, ehk siis ebapädev käitumine Riigikogu istungi ajal? Kruusimäe registreerus küsima. Ligil lülitati pilt sisse ilma hoiatuseta. Okei, kontekst veits teine, kuid kaugel mingist spy-cammist tema magamistoas. Mõlemad tegid tööd kaamera ees. On ikka väga suur vahe, kas sa ise registreerid küsima ja tead, et sa oled kohe kaamera ees või ilma sinu teadmata lülitub riske pärast sinu kaamera sisse. Ära teeskle, et need on samad stsenaariumid. Ma juba ütlesin, et on vahe sees kill. Aga pretendida, et jumala norm on töö ajal oma riista näppida või muu seesugune on ka veits imelik minu meelest. Volikogu istungeid ei salvestata. Seda enam, kui salvestatakse, oleks volikogu ID-tiim selle eemaldanud. Seda enam, et keegi filmis selle oma telefonil üles. See on softcore piilumine. Mida Ligi tegi oma kodus, on tema enda probleem, aga see, et niimoodi levitatakse ja narritakse asja, mille üle talt täielik kontroll puudus, on häbiväärne. Kas lõpuks tuleb välja, et ühel homol on rohkem moraalitunnet kui tervel konservatiivsel ühiskonnal? Ligi juures on palju rohkem, mida narrida. Tema maailmavaated ja avalikud väljaütlemised on fair game, aga niimoodi alatult sihtida privaatsesse kohta on häbiasi. Seda enam, et ta ise ütles, et ta just pani ennast riidesse ja kohendas püksiprakse, mitte ei tagunud pihku ega süganud mune. Ligi väljaütlemiste kohta ei tohiks siiski samuti sellisel juhul sõna võtta, sest tundub, et tal puudub ka nende üle kontroll smiley faces. Ausalt öeldes oleks kõigile parem, kui ka Ligi normaalselt suhtlema õpiks, kuna sõnavõttude poolest on ta samal tasemel Grünthaliga. Mida sa ajad? See, et kaamera sees oli Ligi asi. Inimesed austavad privaatsust. Siin aga oli tegu sisuliselt riputamisega.
tema sai kaamera sulgeda asjade ootuses. Tahtmatu oli see tõepoolest, aga süü on Ligil, mitte vaatlejal, nagu sa üritad siin lugu manipuleerida. See, et sa üritad siin süüd teistele inimestele kui justkui pervertidele lükata, on idiootselt hale. Oled Ligi sõber või vända haldaja, et nii kaitsed. Tüüp oli 3 meetri kaugusel arvutist seljaga kaamera poole, kust ta pidi nägema, et kaamera sisse lülitus. Ja miks mingi tüüp seda oma telefoniga filmis? Kus kohas see Ligi süüdi on, kui ta oli kindel, et tema kaamera ei näita pilti? Teiseks, kui Helle-Moonika Helme tahtmatult kaamera ette jääks oma karvase magaagi sügamisega ja keegi selle üles filmiks ja levitaks seda netis Helme tahte vastaselt ja siis mingi jorss Riigikogus küsiks, mis tegid seal köögis. Näppu panid või küsimärk, kas see poleks seksuaalne ahistamine? Mida sa ajad? Sinu arvuti, sinu kaamera ja sinu mikrofon. Polnud sinu telefon ja sina ei jaganud. Pole ammu nii broilerit näinud. Tulevane Taavi Rõivas. Väga tore. Helle-Moonikal on suht armast naeratus tubionest. Nagu YouTube'i kommentaaris oli kirjutatud, siis mingi suvaline sõnnikuviskaja on Riigikokku lastud. Tegelikult on see juba suht absurd, millised sõnavõtud seal toimuvad. Ka härra Ligi on seal jama kokku keeranud, aga see vend on suht next level nii Riigikogu istungil kui ka väljaspool seda. Piinlik. Pisarates naeru emoji, pisarates naeru emoji, pisarates naeru emoji, pisarates naeru emoji, lipsomatud Jürgen Ligi resign, pisarates naeru emoji, pisarates naeru emoji, pisarates naeru emoji. Läädenit tuleb kädusoode. Tibla veri lõi välja, või mis? See ikka 7.5 dimensiooni male, et selle idioodi pärast, keda kutsutakse Kalle Grünthaliks, siin nüüd bussi alla viskuda ja kuidagi õigustada tema eksistentsi. Minge arenege!